Paljud Eesti mööblitootjad on oma tootmisi suurendanud ja laiendanud ja tekitanud sinna sisse suured masinapargid. Mina arvan, et meie eelis ja meie edukus ongi see, et meil ei ole seda masinaparki. Meie tooted tulevad põhimõtteliselt käsitööna. Diivani sees olevad padjad on siis meil reeglil 2 sorti, on siis porolonpadjad ja puhutud padjad. Puhutud padjad me toodame siin kohapeal ise. See ongi Eesti toodangu eelis. Välismaalt ostetud diivani esimene mõte on see, et okei, mul on aeg osta uut diivanit. Eestis ostetud diivani või Eestis toodetud diivani puhul ongi see, et sa hakkad mõtlema juba selle peale, kuidas ma selle korda saan teha. Mina ei mõõdaks edukust. Kui see, mida sa teed, toob tulemusi, siis järelikult tähendab, et sa oled juba edukas vähemal või rohkemal määral ja selle tegemise jätkamine või siis, kui sa leiad, et sul on võimalus midagi veel paremaks teha, siis see annab ainult võimalus seda edukust tõsta. Kogu ettevõtte peab hingama ühes rütmis, et kõik osad tootmisest turunduseni välja peavad tegutsema ühe eesmärgi nimel ja teisalt ei saa olla isekas ja öelda, et kui meie anname nüüd toote välja, siis see toote selline peab olema. Et väga palju tuleb kuulata klienti teiselt poolt, mida klient arvab, millised on inimeste soovid ja siis nendest hakata töötama välja seda uut toodet või siis seda ideaalset toodet. Tooraine peab eelkõige olema kvaliteetne. Et alati ei saa mõelda selle peale, kus saaks odavamat toorainet, et teha kallist diivanit. Vaid kui sa tahad teha kallist diivanit, siis peab olema kallis tooraine. Mitte, et alati kallis tähendaks kvaliteetset. Et vahest tuleb nagu rohkem panustada selleks, et saada kvaliteeti. Ja siin on ka kas või klientide puhul, et kui inimene läheb ostma endale diivanit, siis ta pigem võiks nagu mõelda selle peale, et diivanit ei osteta aastaks paariks, vaid diivanit tuleks osta 5-10 aastaks. Ja kas nüüd see odavam diivan võrreldes natuke kallima diivaniga on see kõige parem variant.